Ja lähme kohe ka tarkvara teemadega edasi. Samal põhimõttelist või nii-öelda jätkuteemal, mida panna tähele tarkvara valikuga seoses, räägib meile natukene mees, kes mitte ainult ei esinda infotehnoloogia ettevõtet Rocksoft, vaid kes on ka muuseas töötanud mööblitööstuses, nii et tal on ka endine. Nii et endine mees, kes nüüd on IT-mees ja kes siis räägib meile, kuidas seda paremini teha, arvestades ka seda, et me siin mõningad õppetunde juba eelneva kõneleja poolt saime. Täpselt nii. Ma ei tea, kas mida on juba kuulda? On. Väga tore on näha kõiki, kes on siia jäänud, et ma ootasin, et saal on tühjem, aga hea on näha, et saalis on nii palju rahvast järele. Nagu öeldud, minu teema on natuke jätkuteema Ilmari jutule ja Ilmari jutt kattis ära väga suure osa minu teema algusest. Ehk et ma räägin sellest, mida panna tähele tarkvara valimisel ja tarkvara juurutamisel. Ja nagu öeldud, omades kogemust ka mööblitööstusest, siis tarkvaraprojektil ja mööbliprojektil pole mingit vahet. Et täpselt samamoodi me võime teha mööbliprojekti iga päev, iga kuu, iga aasta ja absoluutselt peaaegu iga projektiga me avastame, et me oleme jälle millegi vastu eksinud, mida me teame tegelikult väga hästi. Ikka kuskilt tuli mingi mõõt vale, ikka kuskil läks mingi materjal valesti sisse, ikka jõudis midagi valesse kohta valel ajal. Et täpselt sama asi on tarkvara valimise ja juurutamise protsessiga. Natuke minust. Olen 3 lapse isa, 3 tubli lapse isa. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraadi mööbli või puidutöötlemistehnoloogias. Ja täna olen ka veel natuke aktiivselt seotud Tehnikaülikooliga, annan mõndasid loenguid ja tegelikult Tehnikaülikool on ka aktiivselt seotud mööbli tööstusliiduga. Et kui teil kellelgi on vaja tublisi tudengeid praktikale, siis täna Tehnikaülikooli ja mööblitööstusliidu kaudu on neil hästi lihtne saada ja nad on kõik motiveeritud seda tegema. Et Sarkopis me kasutasime neid ja kasutame siiani väga aktiivselt. Töökogemusest, nagu öeldud, ma olen olnud IT-sektoris maailma suurima äritarkvara tootja juures 8 aastat töötanud konsultandina. Olen olnud siis ärikonsultandi rollis ettevõttes KPMG ja viimased aastad peadpidi sukeldunud siis tootmisse Sarkopis. Nii et ma usun, et ma tean natuke IT-st ja natuke mööblitootmisest. Tarkvara valik. Hästi lihtne teema, eks ole. Et esimene küsimus, miks meil üldse tarkvara vaja on? Ilmar seletas 20 minutit seda. Et mis on meil tegelikult siis vaja kõigepealt selgeks teha, kui me hakkame tarkvara valima, on see, et mis on probleemid on, mida peaks uus tarkvara lahendama. Mis on vana lahendusega valesti või mida me suudame teha kiiresti või kiiremaks või efektiivsemaks. Kas me suudame teha efektiivsemaks? Ehk et me peaksime ära kirjeldama kõik need protsessid ja kõik need probleemid, mida me tahame uue tarkvaraga ära lahendada. Ehk paneme paika skoobi. Kui see on tehtud, siis on järgmine tähtis küsimus, palju meil tegelikult raha on. See on selles mõttes oluline küsimus, et ma olen oma elu jooksul näinud nii palju seda, et ettevõttel on piisavalt raha, et osta ära tarkvara. Pole üldse mingi küsimus. Tihtipeale see tarkvara riiulisse vedelema. Mis iganes põhjustel. Pole aega, pole raha, et juurutada, pole ressurssi, pole mingid ideed, mis selle tarkvaraga peale hakata, aga konkurendil ta oli, peab meil ka olema. Ehk et eelarve on hästi-hästi oluline punkt, ma jõuan sinna juurde ka tagasi, et sellest veidike pikemalt rääkida. Kui eelarve on olemas, siis me reeglina valime välja, või peaksime välja valima 3-4 toodet, mis sobivad meie vajadustega, mis peaks ära rahuldama siis meie nõuded. Ma soovitan suhelda alati siis erinevate võtmetöötajatega. Tootmises, ostus, laos, finantsis, müügis, projektijuhtimises. Te võite saada sisendit, mille peale te ei ole ise tulnud.
Aga ärge laske neil nagu väga vabalt lennata, sest et siis te ei jõua seda tarkvara mitte kunagi osta. Et püüdke ikkagi jääda kuhugi piiresse. Kui teil on 3-4 toodet olemas, olete rääkinud oma töötajatega, selekteerige välja sealt 2 võimalikku lahendust, mis vastavad teie eelarvele, võiksid vastata eelarvele ja mis tunduvad, et on ka oma funktsionaalsuses teile sobivad. Ja siis on mõned head sammud. Esimene asi, laske teha demo. Tänapäeval teevad seda kõik. Kõik tarkvara tootjad, tarkvara müüjad, tarkvara arendajad peavad olema võimelised näitama, mida nende tarkvaraga teha saab. Kutsuge need inimesed oma kontoris, nad on hea meelega tulevad, näitavad, mida saab tarkvaraga teha. Reeglina, mille vastu eksitakse, on see, et kui kutsutakse ettevõtte tegema demo, siis ettevõttele öelda, mida tahetakse näidata. Tulge näidake meile Axaptat, tulge näidake meile Navisioni või tulge näidake meile Oraclet. Ja siis see vaene tarkvara arendaja või tarkvara müüja tuleb sinna ja näitab seda, mis tema arvates on nagu, võiks teile sobida või mis on äge või mis talle meeldib. See huvitab teid reeglina üldse. Ja see lõpeb sellega, et te olete näinud tarkvara, mis on võib-olla väga võimekas, aga te olete näinud seda nagu tarkvara arendaja või tarkvara pakkuja võtmes, kes ei tea teie ärist mitte midagi. Ja ta teeb teile demo selles võtmes, kuidas ta arvas, et teile võiks meeldida. Ja lõpeb see, et ei vali seda tarkvara, sellepärast, et teile meeldib see demo, kuigi võib-olla see lahendus oleks väga hea. Et öelge tootjale või müüjale või arendajale ette, mida te tahate näha, mida ta peaks katma, milliseid funktsionaalsusi, milliseid teemasid ta peaks oma demos katma ja palju tal aega on. Siis te saate hea demo. Kui te olete jõudnud lühikese valikuni, tehke selline asi nagu proof of concept. Seal ei ole nagu eesti keeles head vastet, aga te annate tarkvara arendajale ülesande oma enda äriprotsessi seest. Kavandada mingi mööblitükk, teha mingi tootmisprotsess läbi, teha müügiprotsess läbi, vastavalt teie vajadustele. Reeglina vähemalt karbitoodete puhul kõik tootjad suudavad oma tarkvara nii palju modifitseerida või nii palju ära seadistada, et te saate näha, kas tõesti minu protsess toimib selles tarkvaras. See maksa reeglina midagi. Te peate olema valmis selleks, et kui teil on 2 valikut, on mõistlik öelda tarkvara tootjale või anda mingi lubadus, et okei, te teete selle demo, te teete proof of concepti ja kui hind kõik sobib, siis me läheme teiega tehingusse. Vastasel juhul te lihtsalt raiskate ka vastaspool aega. Lasete teha tal demo, lasete teha tal kõiksugused väiksed arendused, asjad, ta kulutab reaalselt raha selleks, et teha müüki, siis lõpuks ei vali, eks ole. Et see on lihtsalt selline viisakus. Ja ülioluline on referentsid. Külastage sarnast toodet või sarnast tarkvara kasutavat ettevõtet. Sõitke Euroopasse, sõitke ükskõik kuhu, see kulu, mida te teete selleks, et näha, kuidas see tarkvara töötab, on imeväike selle kõrval, kui te teete vale otsuse. Teiseks, iga selline referentsvisiit annab teile juurde häid kontakte, pluss te näete, kuidas konkurent töötab. Ja ettevõtted reeglina on nagu hea meelega valmis referentsvisiite tegema ja vastu võtma. Valite toote, valite partneri, koostate oma plaani, valite oma meeskonna, kellega seda juurutada ja juurutate ära. Lihtne, pole mingi probleemi. Miks siis juhtub niimoodi, et meil on hea meeskond, meil on õppinud poisid, meil on hea toode, piisavalt aega, millegi pärast lõpeb see asi täpselt samamoodi. Et igal pool me teeme ikka neid samu igasid. Siin konkreetselt härrasmehed on parkinud, ehitanud ennast kinni, eks ole, parkimisalasse. Vajadused. Ilmar rääkis vajadustest väga täpselt. Me peame selgeks tegema, mida meil on vaja tarkvarast, milliseid funktsionaalsusi antud tarkvara peab lahendama. Ja kui meil on vaja piltlikult öeldes sellist 6-osalist nuga, eks ole, siis ei ole mõtet muretseda midagi sarnast. Täpselt sama asi on vastupidi, et kui teil tegelikult on protsessid nii keerulised ja te ei suuda neid kõiki ära katta ja te lõpetate sellega, et te hangite omale lihtsa väikse noa, mis tegelikult ei aita teid. Pigem aeglustab, pigem teeb nagu probleemi juurde.
eelarve ei koosne ainult litsentsist, mitte kunagi. Lisaks litsentsile on tarkvara tugi. Vahet pole, kas teil on nagu karbitoode või te arendate. Eelkõneleja ütles, te jääte elu lõpuni maksma meile hooldust. Jah, täpselt samamoodi maksate te tarkvara tuge karbitootele. Miks? Sellepärast, et te ju tahate, et seda toodet edasi arendaks, te tahate saada abi ja uuendusi, kui on vead. Igas tarkvaras on vead. Siis on riistvara. Hästi keeruline küsimus. Ma olen töötanud tarkvara tootja juures. Kui tarkvara tootja ütleb teile, mis on selle tarkvara siis töötamiseks vajalik riistvara nõudlus, siis on reeglina selline madala taseme vajadus. Kuidas saada teada seda, et mis mul tegelikult vaja on? Juhtub ju see, et teile öeldakse, et teil on vaja, ma ei tea, serverit 2 protsessoriga, nii palju kõvakidast, nii palju mälu, see hind läheb nagunii nii suureks, et taha seda kuuldagi. Ja siis selgub see, et testfaasis selgub juba, et see server ei vea välja. Teil on vaja veel juurde osta sinna igasugust kama. Et saab teha koormusteste. Tehke koormusteste. Enamus tarkvaratootjad suudavad täna teha koormusteste ja näidata teie äriprotsessi ja teie käeldavuse juures, milline võiks olla see riistvara vajadus. Aitab teil ka natukene eelarvet kokku panna. Juurutuskulud on suur osa, mis moodustab tegelikult tarkvara juurutusprotsessist. Miks? Sellepärast, et esiteks on niisugused selged nähtavad kulud, eks ole, ja siis on need kulud, mida te ei oska arvestada sellega, et teil on oma ressursid kinni. Kui te kaasate projekti nagu inimesi, äripoole pealt, tootmisest, ostust, müügist, igalt poolt, siis nad ei saa teha oma igapäevast tööd. Peavad tegelema tarkvara juurutamisega. See on tegelikult suur kulu. Te peate leidma sinna teised ressursid. Koolitused. Kui te ei koolita inimesi korrektselt, siis ei oska tarkvara kasutada. Nad vaatavad seda, näpivad seda, ütlevad järgmise päeva õhtul, see on jama, see ei tööta ja läheb kolib oma vana lahenduse peal tagasi. Ja hoolduslepingud. Riistvara tuleb hooldada, tarkvara tuleb hooldada, võrkusid tuleb hooldada. See kõik moodustab selle eelarve. Meeskond. Täpselt nagu eelkõneleja ütles, projektil peab olema omanik. Omanik tähendab seda, et selle projektiga tegeleb tipptasemel, tippjuhtkonna tasemel, kuni juhatuse esimeheni välja inimene, kelle jaoks see konkreetne projekt on tegelikult ainuke prioriteet, mitte midagi muud. Et kui te võtate näiteks tootmishoone ehitamise, ehitusprojekt, siis ei ole mingit küsimust, et tippjuhtkond, juhatuse kõige suurem prioriteet on see hoone püsti saada. Läbi nõela silma, iga päev see hoone saab püsti. Tegelikult täpselt sama on tarkvaraga, eriti kui te juurutad näiteks mingit finantsinfosüsteemi. See on nii oluline, et sellega peab tegelema keegi juhtkonna tasemel. Mis siis tavaliselt on see, et juhtkond otsustab ära, poisid juurutage. Ei juhtu, ei juurutu. Ükski tarkvara ei juurutu ise. Palgake meeskonda keegi väljaspoolt, konsultant. Kui te mõtlete, et okei, võib-olla see lihtsam ERP või mingi CRM-lahendus ei olegi nii keeruline juurutada, me saame ise hakkama. Siis kui teil on 3 erinevat osakonda ja kõik inimesed jooksevad seal kokku, siis mingil hetkel te ei suuda langetada mõistlikke otsuseid. Kellelegi ei meeldi üks funktsionaalsus, keegi tahab, et protsess käiks niipidi, keegi tahab, et see nupp oleks vasakul pool. Väline konsultant oskab küsida väga õigeid küsimusi. Mõnikord tunduvad väga rumalad, aga kui küsimus oled ära kuulanud ja mõtlete, jumal nüüd kui lolli küsimus, siis teil ei ole vastust sellele. See oli väga õige küsimus. Te ei ole mõelnud selle peale. Teil ei ole vastust, teil ei ole lahendust. Väga hea. Täpselt sama asi on see, et ta on ainukene objektiivne inimene meeskonnas, kel ei ole mingisuguseid kalduvusi ühele poole, teisele poole, keda ei huvita see, mis toimub ettevõtte seest, ta tahab, et see projekt saaks juurutatud. Et see ei ole väga suur kulu, aga sellegi poolest. Oluline asi, motiveerige meeskonda. Tarkvaraprojektid lähevad mingil hetkel alati närviliseks, eriti juurutus lõppfaasis. Ja need vaesed meeskonnaliikmed, kes seda teevad, kas omast heast tahtest või siis on neil see ülesanne, nad ei ole milleski süüdi. Aidake neid kaasa, juhtige neid, toetage neid, ärge võidelge vastu.
Eriti kui te olete nagu juhtkonna liikmed, jumala eest, aidake neil inimestel seda tarkvara ära juurutada. Nad tegelikult teevad seda teie jaoks, mitte kellegi teise jaoks. Et see on alati nagu suur probleem. Mis veel on? Nagu ma ütlesin, tippjuhtkonna toetus, ülioluline. See peab olema. Meeskonna ajaline ressurss, te peate leidma inimestele piisavalt aega, et nad saaksid selle konkreetse projektiga tegeleda. Vastasel juhul see projekt ei juurdu. Skoop, te lähete liiga laiaks skoobiga. Eelkõne ütles, et hea on muuta nagu siis, või vajadused tekivad juurutuse käigus. Mina ütlen, et sellest peaks püüdma nii palju hoiduda kui võimalik. Sellisel juhul te ei lõpeta seda projekti kunagi ära. Ja see projekt läheb maksma 5 miljonit. Algse 2 miljoni või miljoni või 500 000 või 30 000 asemel. Et jääge oma plaani juurde, jah, teil on võimalus minna versioon 2, versioon 3 kunagi tulevikus, aga tehke see ära, mis te võtsite eesmärgiks. Alati süües kasvav isu. See on ka muudatuse kohta, täpselt sama jutt, eks ole. Et mida rohkem te muudate tarkvara, jah, teeme siin väikse muudatuse. Kui te kirjutate palju lisaarendusi, see tähendab seda, et 2 aasta pärast, kui tuleb uus versioon sellest tarkvarast välja ja te olete maksnud supporti 20% iga aasta, te ei saa seda uuendust juurutada. Miks? Sest te olete nii põõsasse arendanud oma olemasoleva lahenduse, et uus rakendus siis ei tööta. Te peate tegema uue juurutuse, mis tähendab seda, et kogu protsess tuleb uuesti teha, pluss kogu raha tuleb uuesti leida. Ja vanad süsteemid. Ma näen ikka jälle seda, et kui uus lahendus on juurutatud, siis kõik vana töötab ka. Ei, te peate selle minema viskama. Kui te asendate midagi, jõuga, visake minema, pange kinni. Jah, see on valus, osad kasutajad võivad töölt minema minna, pange kinni. Selleks te raha kulutasite, selleks, et midagi uut asendaks seda vana ja ebaefektiivset. Aitäh! Enne kui ära laseme lektori, mul on üks küsimus siin Tarvile. Nii eelmisest kui ka praegusest ettekandest jäi kõlama üks väga oluline moment, see on see omaniku moment. Omanik, keegi, kes vastutab projektis, kes omab, kes teab, kes suudab ja oskab. Ja eraldi veel leidis mainimist korduvalt see, et tegu on juhtkonna liikmega kindlasti. Et see peab olema juhtkonna tasandil. Nüüd ütleme, isegi minu tagasihoidlik kogemus ütleb, et väga tihti just selle vastu eksitakse. Et ei ole tegelikult igapäevaselt see nii-öelda selle eest peaaegu, et ainu vastutavat juhtkonna liiget ja siis see asi lihtsalt venima jääb. Ta ei pruugi täitsa metsa minna, aga ta jääb venima. Nüüd, kas võib väita, et tegelikult see juhtkonna vastutaja määramine hakkab tegelikult selle ülesande püstituse faasis juba? Siis, kui lepitakse kokku, mida hakatakse tahtma, mida me tahame selleks, et juurutada mingit projekti võtta, eks ole, ja teha, siis me peame ka kokku leppima, et sina oled see mees, kes vastutab selle eest. Täpselt nii. Algust peale. Ja nüüd ole hea veel kirjutas enda jaoks ja meie jaoks veel lahti ka põhimõttest, et see oleks alati meil kõigil silme ees, mida sa oled lubanud. Jah, põhimõtteliselt peab nagu olema selge see, et juhtkonnas on keegi, kes võtab rolli. Sest et küsimusi, mida tarkvara arendamise protsessi käigus tuleb lahendada juhtkonna tasemel, on niivõrd palju. Mida suurem tarkvara, mida keerukam tarkvara, mida keerukam juurutus, seda rohkem selliseid küsimusi. Kas või ressursi jagamine? Kas me täna teeme pakkumist või me täna juurutame tarkvara? Ja kui seda vastust ei tule juhtkonna tasemel, siis me täna teeme pakkumist. Aga millise juhtkonna tasemel? Kas see on nüüd see juhtkonna tase, kus on see top of top, eks ole, see päris tipp peab olema see? Ikkagi juhatuse tasemel. Jah, ikkagi juhatuse tasemel. Sest tinglikult öeldes suuremates firmades eriti tihti on veel terve pinutäis, eks ole, juhte, kes on küll juhtkond, aga kes ei ole päris need, kes tegelikult ei oma nagu otsustusõigust, eks ole, või kelle fookus ei ole selle tarkvaraarenduse, vaid kelle fookus on näiteks ikkagi müügitulemuse tegemine või tootmise tegemine. Et keegi peab talle ütlema, jah, saame aru, et tootmisjõudlus on nendel päevadel selline või müügijõudlus on nendel päevadel selline, aga see on sellepärast, et me teeme seda. Sest seda toetust on vaja, vastasel juhul need asjad ei õnnestu. Või võtavad ebamääraselt kaua aega. Plaanitud aasta asemel te juurutate tarkvara 2 aastat, 2,5 aastat ja siis selgub see, et on uus versioon väljas ja kõik tahavad uut versiooni. Juhatus küsib, miks me vana asja juurutame? Jah, aga väga tihti väikestes firmades eriti on ju niimoodi, et tegelikult on juba midagi olemas, on mingisuguseid mooduleid võetud, näiteks CRM on juba tekitatud, eks ole.
Aga sealt edasi, nüüd on midagi muud uut vaja, tootmise poole peal, tarneahela poole peal, mida iganes, eks ole, ja siis on vaja nüüd see kokku nii-öelda liita sellega, mis juba on, sest tõenäoliselt väikefirma hakkab nullist kõike tegema, on oluliselt väiksem kui suurfirma puhul. Mis siis teha? Mis nõuanne? See sõltub ettevõtte iseloomust. Mõnikord on lihtsam asja nullist teha. Sõltub, mida te olete varem teinud. Sõltub, kui keerukas on teie protsess ja vahet ei ole, kas on väike ettevõte või suur ettevõte, kõik sõltub sellest, kui keerukad protsessid on. Ja kui juurdunud mingi osa tarkvarast on ja kui lihtne on seda integreerida. Lõppkokkuvõttes CRM-tarkvara teenindab ikkagi üht konkreetset protsessi. Seda küll, jah. Ja, et kui meil õnnestub seda andmed võtta ja edasi viia, ehk et järgmine etapp ei tee tööd nullist uuesti, siis miks mitte jätta see vana lahendus alles ja integreerida see uuega. Ja mitte võtta kasu selle uues lahenduses samasugust funktsionaalsust. Ja ei pea ka maksma sellest. Nii, suur tänu, aitäh! Palun.